Tere, Agasteeline. Tere ka minu poolt. Sellel aastal me vist kohtunud veel ei ole. Ei ole tõesti, et nüüd on siis esimene kohtumine 2025. aastal ekraani vahendusel. Meie käest on küsitud, nagu ikka vahest küsitakse ja nende tuhandete vaatajate hulgas on vähe neid, kes kohale viitsivad tulla. Et teeme siis sellele vastuse läbi ekraani, et mille kohta meil küsiti. No hetkel on kuum teema automaksu teema, et selle kohta on kõige rohkem küsimusi. Selle kohta on kõige rohkem küsimusi. Enne tuleks natukene tagasi liikuda. Rahvustelevisioonis on saated, kus inimestel on uhked riided seljas. Järelikult neil on väga suured honorarid, et nad saavad endale selliseid riideid lubada. Või on tegu renditeenusega? Või on tegu renditeenusega. Vaata, siin on jälle teine asi, et kui need riided on renditud, mis võib ka väga tõenäoline olla, sest näiteks veel teataval jakil ei kanta ülemist nööpi lahtisena. Ja kui tegu on renditeenusega, siis on see natuke diskrimineeriv, sellepärast et sina ju sealt rentida ei saa riideid. Jah, tõesti, mina pean ostma. Ja tõenäoliselt on seda renditeenust pakub selline koht nagu kaubamaja on. No maja ise ei paku mingit teenust, aga pakub see seltskond. Ja see on selgelt diskrimineeriv, sest ühed saavad rentida sealt, teist ei saa. Teised peavad ostma. Ja täpselt me ei tea, kumbat pidi see on. Aga seda renditeenust tahetakse hirmsasti inimestele peale ajada, et kõik oleks renditav. Üks Jaapani lennufirma ütleb, et ärge pakke enam kaasa vedage, et nad annavad teile seal riided. Alguses mõtlesin, et tuleb paljalt lennata, aga ei, selgub, et seljariided võivad ikkagi olla. Et kõik tahetakse rendi peale viia. Ja et siis siit koha riigis siis... Seal pannakse siis uuesti sind riidesse. Rendid riided. Jah, rendid riided, kui sul on vaja, kui on külm, siis renditakse jope ja ilmselt kui on soe, siis bikiini ilmselt. Nii, aga sellega on niisugune asi, et meie käest on küsitud, mis jama selle automaksuga on, sest see on nagu selline tõsine asi ja väga paljudel inimestel on see põhjendamatu koormis. No vaadake, me oleme rääkinud, et riike ei ole olemas. See on lihtsalt selline mäng. Aga et kõigil ühed reeglid oleks, siis ühiskonnakorralduses ja kaubanduses siis tehakse neist firmad. Ja vaadake, nüüd need autod on niinimetatud nende firmade vara. Neil on ju need numbrid peal. Tõsi, on mõningad nipid, kuidas seda jurisdiktsiooni muuta sellel sõidukil, aga mitte sellest ei tahtnud me täna rääkida. See informatsioon nüüd, me oleme rääkinud isiklikust vastutusest. Ja ilmselt on see jõudnud ka nende inimeste kõrvu, kes Toompeal pesitsevad keset päeva. Ja nad saavad aru, et seekord on rahva pahameel suur ja isiklik vastutus ei tähenda mitte ainult rahalist nõuet. Kõigi nimed ja koduaadressid on ju teada. Ega siis need mingid saladused pole. Ja siis sellepärast on nagu välja lastud selline informatsioon, et mis selle automaksu taga on. Kõik tahetakse renditeenuse peale viia. Ja Eestis on selline suur ettevõte, mis ettevõtted jälle ei ole olemas, on inimesed, kes selle taga on, kes siis suruvad enda renditeenust peale, et inimesed loobuksid autodest. Mis nende nimed on, igaüks leiab ise, aga te näete neid sõidukeid linna peal sõitmas ja osad inimesed, ma ei tea, kas need on kõik ühe nimega või on nad siis see firma nimi on ju kotid seljas sama nimega ja ma ei tea, kas need tõuksid olid nende omad veel ja Toompealt on siis selline sõnum saadetud, et vaadake inimesed, et nemad ei olegi süüdi selles automaksus, et automaksus on süüdi see suur rendifirma, kes sisuliselt käis sundimas. Ja eks seal oli mitmeid põhjuseid, aga üks põhjus oli see, et siis minnakse siit Eestist minema, kui nagu automaksu ei kehtestata. Vaevalt see nüüd väga suur kaotus oli, sellepärast, et sellepärast, et eestlastel selline rentimine, see ei ole nagu väga nagu tava. No eestlastel on ikkagi, et oma auto on ikkagi ja näiliselt oma, sest tegelikult ta ju registreerita sinna. Nii kui sa talle numbri võtad, siis sa oled ju registripidaja oma. Aga siin me saame lähtuda jälle sellest, et aastast 2012 on kõik riigid sundlõpetatud, igaüks vastutab isiklikult. Kaasa arvatud need, kes seda mängu teevad. Teine põhjus võib see ka olla,
et automaksu, et eks siin ju need niinimetatud suuremad firmad või siis inimesed, kes neid mänge peavad, on ju sponsorid parteidele. Ja võib-olla siis lubati see rahakraan ära lõpetada. Selle kohta täpset informatsiooni ei ole. Eks see renditeenus on, eks Hollandis saab ju armastust ka vist rentida, seal on lausa sellised tänavad, kus armastuse renditeenust pakutakse. See ei ole kuidagi negatiivselt öeldud, nii lihtsalt on. Aga kindlasti on sellele automaksule nüüd kaasaitajad need, kes hirmsasti seda renditeenust tarbivad. Kui te näete tänaval neid sõidukeid sõitmas ja seal roolis keegi istub, siis te teate, et tema on süüdi, sest ta kasutab seda teenust, et teil on automaks. Ja need inimesed, kes ei viitsi ise putru keeta, vaid seda tellivad, no ilmselt neil on sissetulekud võib-olla liiga suured. Ja teine variant on siis see, et ka nemad on süüdi, et teil on automaks. Eks see ärimaailm ole selline, nagu ta on, et võib-olla mõni tahab saada selliseks kohalikuks oligarhiks või midagi sellist. No, meil ühel naabermaal, seal ju on lahendatud asi niimoodi, et need suured rõhujad ja oligarhid, et need on lihtsalt likvideeritud. Ja koos peredega. Nad likvideeritakse sellepärast koos peredega, et ei tekiks pärimist. Et see inimene, kes need vabrikud kõik kokku on varastanud 90ndatel aastatel Kalmer Tennossaare venna abiga, kelleks oli Boris Jeltsin, siis muidu tekib ju uus kohe. Kel on naine, siis on see omanik. Õigusjärgsus, jah. No ja, et milleks seda asja nii keeruliseks ajada. Nii et tänapäeval natuke teised plaanid, et sellised oligarhid peaksid nagu midagi muud tegema või kas nad üldse peaksid ühiskonnaliikmed olema. Äriga on selline asi, et me vist detsembris või novembris rääkisime, et inimestele, et äri ei ole ainult see, kui ostad voimiks 1 euroga ja seda 2 euroga edasi müüd. No kindlasti saab ka nii miljonäriks, on ju. Miljon pakki müüd ära ja ongi miljon sul koos. 1 miljoniga ostad, 2-ga müüd. Nii ta tuleb. Aga äri on hoopis teissugune. 90ndatel oli selline pakkumine. Ma selgitan, kuidas äri saab ka teissugune olla. Kuidas Briti lendurid, kes olid värskelt oma lennutunnistused saanud, aga British Airways ei palka neid ja Lufthansa ei palka neid, sellepärast et lennutunde on vähe. Ja et need lennutunde saada, siis nad tahtsid tulla tööle Estonian Airi. Estonian Air oli piisavalt prestiižne firma, et seda hilisemalt British Airways arvestaks. British Airways ei arvesta midagi, inimesed, kes seal British Airways on. Ja siis oli selline huvitav pakkumine, et nad olid nõus tulema Estonian Airi tööle ja lendama tasuta. Nii kummaline, kui see oled, tegema tööd tasuta. Aga et olla täpne, siis mitte tasuta, vaid nad olid nõus ka ise peale maksma, et nad saavad Estonian Airis lennata. Nii et see oli selline äri, mis igatpidi kasulik oli, lendurite palgad ei ole mitte väiksed. Ja kui sulle lausalt peale makstakse, lennatakse ja makstakse peale, see on ju ideaalne äri. Ja see oli siis Estonian Airile ja... No väga kasulik äri, jaa. Eesti poolele väga kasulik. Jaa, aga see oli see, et ma ütlen ausalt, et minu aeg maksab ka midagi ja seal Estonian Airi poolt erilist pakkumist ei tehtud, et kuidas me saame nagu seda sulle kompenseerida. Sinna... sulle siis, kui nende... No, nad ju otse ei suhelnud, keegi peab ju promoma seda, keegi peab ütlema, et Eesti on vägev koht, et nad võivad ju kuskil mujal ka lennata. Ega siis Läti ja Leedu olid ka tegijad, eks ole, miks nad siia Eestisse peaks tulema, keegi peab kiitma, et tegemist on vahva kohaga. No ongi vahva koht. Tõsi, ametlikud on rumalad, see on probleem. Aga praegune mäng, mis toimub igal pool maailmas, see on nagu nauditav ja jälgitav, et paljud siin ei saa aru, mis toimub. On mõned inimesed, kes on aktiivsed naabermaale sanktsioonide kehtestajad ja rahvas jubeldab kaasa, mõistmata, mis tegelikult toimub. Tegelikult toimub selline asi nagu Euroopa likvideerimine. Euroopas ei ole midagi. Ja see naabermaa, kuhu sanktsioone kehtestatakse, see on ju suur selline tooraine ladu. Ja kui sa kehtestad sanktsioonid sellele, kelle käest sul midagi saada on, siis sa kehtestad neid sanktsioone tegelikult iseendale.
kes nüüd natuke viitsib vaadata ja uurida, see saab aru, et paljud Nõukogude Liidu kodanikud, kodakondsus käib mitte südametunnistuse järgi. Sünnitunnistuse muidugi. Südametunnistus on selline asi, mida reaalsuses ei eksisteeri. Vaata, kohtunikul on ka vanne, et ta tegutseb Eesti põhiseaduse. Ja oma südametunnistuse järgi on ju. See on juba ise nagu pettus sellepärast, et kuidas sa seda mõõdad. Ja teine asi on see, et vaat nüüd kohtunikest, kes rikuvad enda ametivannet, nad ise taandavad ennast enda ametist, et ei ole vaja kuskile avaldusi kirjutada, mõned inimesed ei saa sellest trikist aru, kuidas see on, et seal on oma trikk, oma nipp, kuidas seda teha, aga see selleks on ju. Nii, mida me öelda tahtsime seda öelda, et inimesed võiks laiemalt mõelda, miks üks või teine asi juhtub, et miks see automaks kehtestatakse. Et see on selleks, et seal on veel põhjusi, seal on see põhjus, et Eestimaa tühjaks jääks. Ka siin on loodusvarasid, nagu me oleme öelnud, et on ühte teatavat kütust, mida tähistades U235, mida maailmas on alla 1%, hindela on. Nii, et tahetakse inimesed koondada väikestesse kohtadesse. Raudtee saab valmis ja raudtee saab valmis on. Aga et neist Nõukogude Liidu kodanikest, kes nüüd kõrgetel kohtadel, seal on mitmed erinevatelt maadelt on sinna saanud, nende ülesanne ongi Euroopa Liit ära lõhkuda. Ja pärast seda nad saavad auhinna. Ja mõnele on isegi vahistamismäärus antud välja. See on sellepärast, et ta saaks teda, siis nad saavad siis, kui töö on tehtud, Euroopa on kokku kukutatud, siis saadakse nagu enda juurde võtta varjule. Öeldakse, et ta on varjul koduarestis ja tegelikult elab kuskil lossis seal Sotšis või tõenäoliselt Krimmis. Inimesed ei saa neist asjadest aru, et mäng ei käi nii, nagu teile välja näidatakse. Aga meie juures, kes meil külas on käinud, need inimesed on väga paljudest asjadest aru saanud ja tore on seda näha, et tulevad neilt õiged küsimused. Kui inimene oskab küsida õigesti, siis talle tuleb ka vastata. Nii see asi käib. Üks asi veel, et ükskord ma vist kuskil saates ütlesin, et sul on Steve McQueeni kleit. Just, et täpsus huvides tuleks siis mainida, et see on siiski Alexander McQueeni looming. Et see on see sama kleit, jah. Et olgem täpsemad, et Steve McQueen oli siiski filminäitleja. Väga kihvt film on tal see Bulletoni, see on üks paremaid tagaajamisstseene üldse ajaloos autodel. Aga ta vist enne töötas kunagi asbestiga, nii et ta läks selle nahka. Kunagi nooruses töötas asbestiga. Aga see selleks on ju. Mõned inimesed ju midagi ei vaata ega ei kuula ja vahel tuleb vaadata, et kursis olla, kuidas asjad käivad. Aga sellel korral me ei tahaks teie aega pikalt tututada, et mõni inimene siin kutsub rahva kokku ja erilist nagu ei räägitagi midagi tähtsat, et räägitakse tunde kottide sügamisest. Oot, mis kottida? Poekottide sügamisest, eks ole. Ja siis inimesed õpivad poekotte sügama ja ma ei tea, kuidas nad seda elus saavad kasutada, aga ilmselt kuidagi see vajalik siis on, kraapideselt mingit toitu välja või. Ma ei oska öelda seda. See selleks on ju. Nii, aga tore oleks teid. Õige pea me kohtume, täpselt kuupäev ei tea, aga veebruaris kindlasti me kohtume enne pingviinide paraadi ja eks siis vaatame, kuidas see asi edasi läheb. Peatse kohtumiseni. Kohtumiseni.